Nii, austatud kuulajad, mul on siis au siin jätkata ja ma püüan siis selle 10 minuti raamesse jääda ja rääkida veidikene Eesti majandusest siis pärast eurot ja pärast majanduskriisi ja jõuda seal võib-olla ka siis mõnede selliste ettepanekute juurde. Ja alustuseks ma näitaks ühte pilti, mis siin üleval on ja siin me näeme tegelikult joonist maailmas suure depressiooni ajal ja see, mis praegu Eestis toimub. Ja siin on nüüd nähtud, see on nüüd kriisi algusaasta suure depressiooni alguses. Ja see on nüüd järgimööda aastad, mis pärast seda algust juhtus. Siis te näete, et suure depressiooni ajal 4 aastat läks järjest halvemaks. Ja SKP maailmas tervikuna kukkus 100 ühiku pealt kuskil 80 juurde ja siis lõpuks jõudis tagasi. Nii et see vahe oli siin 6-7 aastat. Nii et kulus 6-7 aastat ja jõuda tagasi sinna, kus oldi. See kriis, mis praegu maailmas ümber meie toimub, on siin üleval selle tumesinise joonega kujutatud. Siin on kriisi esimene aasta 2007, 2008, kus isegi maailmas tervikuna veel SKP kasvas. Nüüd on 2009 langus, 2010 ja edasi. Siin on siis praegune, siin on suur depressioon. Et maailmas praegu see, mis toimub, on tegelikult ikka oluliselt teistsugune, kui suur depressioon oli. Küll aga on siin all Eesti arengujooned. Ja siin on nüüd peale pandud need numbrid, mis puudutavad Eestit 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. No siin ma võtsin nagu arvesse need prognoosid, mis praegu on väljas ja mida umbes arvatakse. Ja see on täielik, ütleme, selline kollane joon, et võib nii minna, võib mitte minna. Aga mida ma selle joonisega tahan öelda, et me oleme 5-6 aasta pärast tagasi seal, kus me olime. Ja see näitab 2 asja. Ühelt poolt seda, et see, kus me olime, ei olnud tegelik. Ja see, mida me siin praegu arutame, et ühesõnaga, kuidas ja miks niimoodi on, neist on palju räägitud nendest põhjustest, aga väga nagu lihtsad sellised asjad tulevad välja, kui mõndagi numbrit vaadata. Ma just võrdlesin 2007 Eesti kapitaliga ettevõtete ja väliskapitaliga ettevõtete ekspordi osakaalu käibest. Välisfirmadel, kes Eestis tegutsesid, oli see 70, Eesti kapitaliga ettevõte oli 33. See on tegelikult üks vastuseid, et ühesõnaga Eesti majandus oli äärmiselt suletud enda poole vaatamine ja kui laen ära lõppes, siis tulidki need 2-kohalised miinusnumbrid. Ja see on tegelikult ikkagi, see lahendus peitub ettevõtluses endas ja sellest ma siin võib-olla proovin natuke nüüd edasi veel rääkida. Siin on sama pilt, ainult nüüd on peal tööpuudus. Ja sama lugu, suur depressioon, aasta 1, see tähendab siis 29, aasta 2 ja nii edasi. Näete, et aastaks 5 jõudis tööpuudus 40%-ni Ameerikas, 35-ni. Saksamaal jõudis tööpuudus, kui ma õieti mäletan, 45%-ni, 34. aastal. Saksamaa on siin Euroopa sees. Nii et jällegi, see on suure depressiooni numbrid. Siin on nüüd siis need meie praeguse kriisi numbrid ja siin on jällegi, see on selline spekulatsioon, kuidas nad seal lähevad. Aga ühesõnaga, et see tööpuuduse number jällegi meil on algul see tõusunurk olnud väga võimas. Ja see, et ta nüüd ühesõnaga niimoodi edasi siin kujuneb, sellest nagu ei ole vaja praegu arutada, et siin võivad erinevad hinnangud olla, aga lihtsalt, et see suure depressiooni ja praeguse võrdlemine päris õige ei ole. Nüüd edasi, mismoodi see eurotsooniga ühinemine siis aitab neid Eesti probleeme lahendada või ei aita lahendada. Ja sellest oli siin eelkõnelejal juba juttu ja tegelikult on terve rida probleeme ja see usaldusväärsuse probleem Eestis on tegelikult ikkagi tõsine probleem. Ja ma nüüd alles paar päeva tagasi vaatasin Euromanis, kuhu Eesti riik on nüüd maandunud Euromani reitingus 99. koha peale. Mis on päris uskumatu, me olime kuskil 30. sees juba vahepeal. Ja see on probleem, see on tegelikult raha hinna küsimus ja juurdepääsu küsimus rahale. Ja ütleme, et selle koha pealt on eurotsooniga ühinemise mõju selgelt positiivne küsimus, mitte ainult reitingu küsimus, vaid ka see valmisolek rahastada. Nüüd siin oli see teema, et milleks üldse
nagu rahastada mingeid riike. No see on tegelikult küsimus sellest, et kui me räägime, mis praegu majanduskriisis toimub või kriisi järel toimub, siis me võiks kujutada ette, et Lääne-Euroopa ettevõtlus on nagu üks selline sibul, mis koorib pealt järjest kihte ära. Ja nüüd on küsimus, et selle kriisiga on jälle terve rida ettevõtlust muutunud kalliks. Sellel ei ole kohta enam Euroopas, Lääne-Euroopas. Nüüd on küsimus, kas me tahame seda ettevõtlust või mitte, aga üks osa sellest on kindlasti tunduvalt kvaliteetsem kui see, mis meil enne tuli. See on nagu üks pool, mis võiks lahendada ära neid tuhandeid, kes praegu on töötud, et hõivata neid nendesse ettevõtetesse. Et see on nagu üks selline kiht. Ja teine on hoopis nagu globaalsem küsimus. See on see, et tänapäeval nagu rahvusvahelises äris ei ole enam nagu valdkonna küsimus, et üks valdkond on tugev, teine on nõrk, vaid globaalse väärtusahela küsimus. Ja siin on selgelt näha, et ühesõnaga selle järgmise käigu juures see koht selles väärtusahelas tuleb muuta, aga ma selle kohe nüüd näitan edasi. Nii et teine probleem oli see rahastamise probleem ja selle puhul eurotsooni saamise mõju, selline positiivne pool võiks olla läbi selle, et ühelt poolt on üldse valmisolek rahastada ja teiselt poolt, et need investorid, kes on mujal, võivad siia siiski tulla. Ja see, et nad toovad rahvusvahelise dimensiooni, tuleb kahjuks nendest numbritest selgelt välja, kui me vaatame kahte rühma ettevõtlust. Nüüd selle miks see välisrahastamine ikkagi oluline on? See on nüüd küsimus ainult, mis mahus. Siin on näha, mis on juhtunud välisrahastamisega kuude lõikes päris pikal ajal. Ja siin on näha, et me vahepeal juba võtsime ühes kuus 6 miljardit krooni raha sisse ja nüüd me oleme juba elanud kuskil juba aasta aega olukorras, kus mitte meil ei tule raha sisse, vaid läheb raha järjest ühesõnaga vähemaks, mis meil on ringluses. See on reaalsus. Ja see ei ole normaalne. Niimoodi pikka aega ei saa olla. Küsimus on, et see peab jõudma mingile mõistlikule tasemele. Loomulikult see, mis oli enne, ongi see ütleme, põhjus, miks need kahekohalised miinused praegu on. Aga küsimus on, et kus on see normaalne tasakaalu koht, kas on 1 miljard 2,6, mis tuleb juurde. Aga igal juhul selge on see, et meie ettevõtlus ei ole nii tugev, et tal on võimalik ise kõik ära rahastada. Nii et küsimus on pigem, kuhu see raha läheb, mis tuleb sisse. Kui ta läheks tootmisse ja töötlevasse tööstusesse siis ja teenuste, ütleme, eksportteenuste sektorisse ei ole midagi lahti, siis ta toob selle raha tagasi. Aga kui ta läheb puhtalt tarbimisse, siis on halvasti. Selles mõttes peaks nagu raha silte vaatama, kuhu see raha läheb. Et see ei ole nii üks-ühene, et lihtsalt vaatame numbrid. Ja siin järgmine probleem on see turgude probleem, millest siin on palju juttu olnud ja mis tuleb hästi praegu esile. Ma nüüd käisin siin sügisel 30 ettevõttes, tegin intervjuusid tippjuhtidega ja tuleb välja selles seisus praegu, otsitakse väga aktiivselt turgusid ja mitte edutult, vaid väga paljud ettevõtted on praegu leidnud uued turud, kus firmad, kellel oli portfell praktiliselt tühi, räägivad praegu sellest, et nüüd on juba selline ja selline leping on alla kirjutamisel või hakkab tulema. Aga see on see küsimus, kui avatud me oleme muule maailmale. Ja ma arvan, et see on hästi suur teema, see turgudele sisenemise teema ja kompetentsi küsimus. No sellest on veel edasi ka. Aga igal juhul võib muidugi väita, et see, kas eurotsooni saadakse või saada, selles küsimuses ei ole enam meil abi küsimus. Ja seal me peame ise tublid olema.